Tere tulemast elektrivaldkonda. Meie oleme aktsiaselts KH Energia Consult. Meil on 30 aastat väga ilusat ja pikka ajalugu. Me oleme üks suurim elektriettevõte Eestis ja me tegeleme kõigega, mis on seotud elektriga. Arteri kvartal on siis Eesti kõrgem büroohoone, milles on siis 3 torni. Kõige kõrgem on neist 111 meetrit, kõige väiksemas tornis on hotellitoad, maja alumises osas on spaad, jõusaalid kui ka restoranid. Tere, mina olen Sven Petraskov, mina olen KH Energias projektijuht ning ma olen siin töötanud peaaegu 2 aastat. Minu põhilisteks väljakutseteks on objekti õigeaegselt valmis saamine ning rahalise kasumlikkuse tagamine. Mulle meeldib KH-s töötada, sest ükski päev ei ole täpselt samasugune. Iga päev on erinev, väljakutsuv ning meil on väga hea ja kokkuhoidev kollektiiv. Minu tavapärane tööpäev algab kell 8 hommikul, jõudes ehitussoojakusse, kus siis hakkan mailboxis õhtul laekuvaid meile läbi vaatama. Peale seda on siis ehitajatega jooksvate küsimuste läbivaatamine, objektil tööde kontroll ning tööde planeerimine ja tööpäev lõpeb tavaliselt 4:30, kell 5. Sellise töö tegemiseks peab inimesel olema suur huvi elektritööde ehituse vastu. Samuti peab inimesel olema lahtine pea, kõrge pingetaluvus ja hea suhtlemisoskus. Ilma elektrita me ei kujutaks enda elusi ettegi. Meie elektrieehitusosakonnas vastutame selle eest, et kõik ehitised saaksid ehitatud kvaliteetselt, turvaliselt ning kaasaegsete lahenduste põhjal. Tere, minu nimi on Uku Lauri. Olen KH Energias välitööde valdkonna juht. Olen sellel positsioonil töötanud 1,5 aastat ja minu vastutuse alla jääb suures plaanis kõik see, mis toimub õues. Suundpuurimine, horisontaalpuurimine, kinnisel meetodil sulundamine, heal lapsel mitu nime. Põhimõtteliselt meie ettevõte on võimeline maa alla puurima üle 120 meetri toru, nii et me ei pea vahepeal kaevama. Seda kasutatakse keerulistes kohtades. Antud juhul puurime läbi Tartu maantee alt. Tartu maanteel ei ole võimalik panna 2 rida seisma. Iga päev on suures plaanis ikkagi väljakutse. Mina isiklikult naudin seda, et ükski päev ei ole samasugune nagu eelmine. Ja kui sa tööd hommikul tööle ühe plaaniga, siis ei tähenda see, et sa päeva lõpuks seda sama asja teed. Minu väljakutsed on seotud rohkem inimeste juhtimise ja planeerimisega. Mis on nüüd läinud meie ettevõttes paremaks on see, et me oleme komplekteerinud sellise meeskonna, me oleme seal lähedal, kes suudab iseseisvalt hästi tööd teha ja minu jaoks on väga oluline inimeste omavaheline keemia. Panustan väga palju suhtlusele, inimeste omavahelisele suhtlusele ja kommunikatsioonile. Suhtlus on tasuta ja selle mõju ei ole mõtet alahinnata. Ja nüüd asju on muidugi rohkem, miks mulle meeldib siin töötada. Võimalus kohtuda ja koostööd teha väga paljude oma eriala spetsialistidega, kellel on tohutud kogemused ja oma läbi sa töö, sa kohtud paljude väga tarkade inimestega ja tänu sellele see annab sulle ka endale võimaluse areneda. Jumindal teostame liinikoridori hooldust, lõikame kopteriga puude oksi. Teeme seda sellepärast, et puud ei kukuks tormi käigus liinile. Tööd tehakse kopterilt. Kopteri tunnihind on suurusjärk 1500 €. Tunni aja jooksul on võimalik puhastada kilomeetrine lõik liini. See on umbes 4-5 korda efektiivsem kui teha seda teistel meetoditel.
Miks on minu või meie meeskonna töö oluline? Me toome koju tööstusesse, bussijaama, kaubamajja, igale poole elektri. Inimesed võtavad seda iseenesestmõistetavana, et neil on kodus elekter, tuli läheb põlema. Kõike seda me neile võimaldame, et see ongi meie igapäevane töö. Keegi meist ei sündinud spetsialistina. Tegelikult on vaja lihtsalt peale hakkamist ja nutti. Kõige olulisem üldse see, et pead ei tohi norgu lasta ja iga päev tuleb punnitada ja teha oma asja ausalt. Tere, mu nimi on Anton, olen käiduosakonna juhataja ja siin firmas tööl üle 20 aasta. Praegu me oleme siis Rocca al Mare keskuses. Me teostame siin käidutöid, elektrisüsteemide hooldust ja siis teostame käidutöid Rocca al Mare keskuses ja ka teistes kaubanduskeskustes Tallinnas. Hetkel on meil lepingud sõlmitud 4 kaubanduskeskusega ja see koostöö kestab meil juba aastaid. Väljakutseid antud amet pakub igapäevaselt. Põnevamad nendest võib-olla on seotud ebastandardsete töödega, mida me oleme teinud. Näiteks Rocca al Mare keskuses olev tornmaja fassaadil üleval 17. korrusel, 16-17 on Audi logo, mis peale paigaldust väga kiiresti vajas remonti ja sinna ei pääsenud muud moodi kui katuselt alpinismi rakmete abil. Ja siis me oleme seda tööd teinud. Kuna KH-s minu karjäär on üsna pikk, siis alustasin ma seda umbes 20-aastaselt tulles siia tööle elektrikuna. Ja siis minu karjäär arenes. Vahepeal ma olin käidujuht, siis sain sektorijuhataja, siis osakonna juhatajaks. Ja viimased aastad on väga huvitav töö olnud selles, et ma pidin ise koostama oma tiimi, kellest koosneb meie osakond. Ja see on väga huvitav protsess, sest inimesi on erinevaid, iga inimesega on omad mured ja ka positiivsed momendid. Ja aja jooksul sa näed, kas üks inimene sobib meie kollektiivi või mitte, kuidas leida temale kõige parem lahendus, et meie töö oleks efektiivne ja sisuliselt see on väga põnev ja huvitav töö olnud viimased aastad. Meil on pidevalt erinevaid objekte, erinevaid kliente, uusi kliente, kellega on vaja leida see koostöö. Inimesed tihtipeale tulevad meile tööle noorena ja arenevad firmasiseselt. Elektrikud saavad käidujuhtideks edasi. See võimalus on alati olemas. Samuti me üritame võtta tööle noori, just kooli lõpetanud spetsialiste. Alguses praktikale ja siis tööle.